Tere tulemast kuulama podcasti Vahetund Mihkli ja Martiniga. Mina olen Mihkel. Ja mina olen Martin. Täna räägime ühest väga olulisest, aga vahel ka hirmutavast teemast. Matemaatika. Just, kas matemaatika on raske või hoopis huvitav? Seda aitame täna välja selgitada. Meil on külas ka matemaatikaõpetaja Anne Sude. Tere tulemast. Tere. Alustame lihtsa küsimusega. Miks on matemaatika üldse oluline? No kõige lihtsam küsimus on see, et ilma selleta sa ei saa. Võta juba kas või raha arvutamine. Lähed poodi, pead teadma palju maksad, pead vaatama, et sind ei pügata, rohkem ei küsita. On sul vaja kodus midagi teha, pead oskama mõõta, pead arvutama, oskama ruumala arvutada, pindala, hakata petseerima. Ühesõnaga matemaatika on tegelikult igapäevaeluga seotud. Loomulikult on see, et iga päev ei lähe vaja, aga tegutsa, kui sa ikkagi märkad, siis sisuliselt on sul matemaatika kogu aeg kõrvale. Paljud õpilased kardavad matemaatikat. Aga see kartus siis matemaatikast, et kas see on rohkem kinni õppimises või õppimise viisides? Noh, seal on nüüd muidugi mitu erinevat tegurit. Loomulikult on see õppimises ja sõltub muidugi ka õpilastest. Ehk siis, et kartus on mõningatel see, et nad ei julge põruda. Ehk siis, et teevad midagi valesti. See on üks asi, et tahaks ju kõik õigesti teha. Me kõik tahame, mina ka tahan teha. Aga mina ütlen kogu aeg, et tegelikult eksimine ongi inimlik. Ja kõik eksivad, mina eksin ka samamoodi. Ehk siis, ja järgmine teema on siis selles, et matemaatika nagu arendab sind ja sa pead nagu mõtlema. Ja loomulikult on ka klassis see teema, et tekib mingisugune konkurents. Ja kes see siis tahab öelda, et temal on kõige kehvemad hinded. No ei tahaks ikka paremaid saada. Ja võt see on sama kartus, et kas ma nüüd täna selle kontrolltöö saan viia või mitte. Mis on kõige tavalisem viga, mida õpilased matemaatikat õppides teevad? Nad ei mõtle loogiliselt. Ehk siis tegelikult matemaatikat õppides pead sa mõtlema loogiliselt ja kui sa ülesandeid lahendad. Näiteks klassikaline täna hommikul mul oli ühe klassiga kontrolltöö. Seal oli selline ülesanne, mis on olnud ka varemalt põhikooli lõpueksamil, oli kasside ülesanne. Kui palju on siiami kasse, kui palju on koorakasse ja nii edasi. Ja üks õpiline suutis mulle vastusse kirjutada, et näitusel osales 5,75 siiami kassi, 3,42 Angora kassi. Milline see 0,42 Angora kassi on, küsiks mina? No selge. Pool kassi. Pool kassi, peaaegu pool kassi. Kas tuupimine töötab matemaatikas või peaks õppima teistmoodi? Matemaatikast tuleb tegelikult aru saada. Ja kui sa saad aru, siis tegelikult tuupida pole vaja. Kui sa aru ei saa, no siis sul oleks tarvis lihtsalt valemit pähe õppida. Aga ega sellest pähe õppimisest kasu pole, kui sa kasutada ei oska. Ehk siis selle valemi tegelikult kodus sa saad ju kogu aeg võtta ka kuskilt mujalt. Õpikust, vihikust, internetist. Aga kui sa ei oska kasutada, siis pole kasu. Nii et tuupimises klassikaliselt ei ole nagu mõtet. Sa pead aru saama ja oskama kasutada. Selge, aitäh. Kas teil on mõni konkreetne nipp või viis, kuidas matemaatikat paremaks saada õpilastest? Järjepidevus on see sõna. Sellepärast, et matemaatikas tegelikult õppimine toimub nii-öelda spiraali mööda, et sa hakkad niimoodi liikuma vaikselt, sa jõuad samasse kohta, aga järgmisele tasemele. Ja niimoodi lähed sa edasi, ehk siis see vundament tuleb alla laduda. Aga kui sul siin selle koha peal seda vundamenti ei ole, siis siia jõudes, sa lihtsalt kukud kokku, sest sa ei tea. Ja matemaatikat peab nagu kogu aeg õppima ja tegelikult peab ka nii-öelda vaatama, et see sul nii-öelda ei hakka muud elu segama. Aga matemaatika on alati loogiline. Kui palju peaks harjutama, et tulemusi näha? Vaat see on nüüd individuaalne. Ehk siis sõltub loomulikult õpilasest, kes peab rohkem harjutama, kes peab vähem harjutama. Ja mõnel ongi, mõni on matemaatikas väga kohe kiirelt tabab ära, teisel läheb aega õppima, kolmas näeb palju vaeva. See on täpselt sama nagu keele. Mõnel tuleb keel väga lihtsalt. Esimene keel, teine, kolmas, neljas keel. See on täpselt sama. Mis teil endale kõige rohkem meeldib? No ikkagi loogilisus. Ehk sa pead alati mõtlema loogiliselt
ja kui sa nii-öelda loogiliselt mõtled, siis sa suudad ka kõik ülesanded ära lahendada ja välja mõelda, isegi siis, kui sa võib-olla valemit ei tea. Noh, näiteks geomeetrias ma räägin kogu aeg, et okei, valem on meelest ära läinud, ei mäleta. Tee joonis, vaata otsa, mõtle ja joonis abil saad väga palju. Või siis täpselt sama on need kehad siin, eks ole. Noh, mis on see ruum? No, ei tea. No panen vett sisse, saan teada. Kui ma muud moodi näiteks ei saa. Kas teil on enda siis kooliajast, kui teie veel koolis käisite, mõni naljakas või meeldejääv matemaatikaga seotud lugu? Ei, see on väga hea küsimus, et sinna nüüd väga palju aega. Minul matemaatikaga nagu raskusi ei olnud. Ja isegi, ütleme niimoodi, et kui praegu on põhikoolis ainult lõpueksamid ja gümnaasiumis, siis mina tegelikult olen matemaatikaeksamid pidanud mitmel korral tegema, sest meil oli kõigis gümnaasiumiastmetes eksamid. Ai, praegu valetan, 1 aasta me ei pidanud tegema matemaatikaeksamit, sellepärast, et ma pääsesin ära, mul olid nii head hinded. Vedas. Kas matemaatika võib olla ka lõbus? Aga muidugi võib olla lõbus. Juba kas või see näitab, mis ma enne tõin, et see on lõbus, kui ma töid parandan. Või siis tegelikult on ka lõbus, et sa saad ausalt öeldes ka ise enda jaoks midagi korraldada. Noh, näiteks lõbus kohe tuleb kevad, näiteks 8. klassis me hakkame nii-öelda õues mõõtma, kui kõrge on näiteks need lambid. Te olete juba 8-ndikud, eks? No võt, kuidas me mõõdame? Ei roni mõõdulindu ikka lambi otsa. No võt, see jääb saladuseks, kui õpetaja õpetab teile. Teeme siis väikse kiirvooru. Peast arvutamine või kalkulaator? Selles mõttes on mõlemad asjakohased. Ja kui peast arvutamine ei ole tugevam külg, siis võta kalkulaator ja kontrolli. Ehk siis usalda, aga kontrolli. Algebra või geomeetria? Võt sellega on nüüd see, et kellele meeldib algebra ja kellele geomeetria. Geomeetria nendele, kellel on rohkem sellist nii-öelda nägemist, oskust ja kes oskab jooniseid lugeda. Aga kui mina peaks valima, ma ütleks, mulle meeldib algebra rohkem. Selge. Vaikne klass või aktiivne arutelu? Mulle meeldib ikkagi arutelu. Mulle ei meeldi, kui klass on vait, sest siis tekib see küsimus, et ma ei saa aru, kas õpilased saavad aru või ei saa aru. Ja siis ma pean ootama, kui tuleb kontrolltöö, et kas nad said aru või ei saanud. Seega tuleb alati küsida. Küsida. Selge. Kontrolltöö või kodutöö? Mõlemad on olulised. Kontrolltöö nii-öelda annab tagasisidet nii õpetajale, sest ka õpetaja saab teada, kas ta on nii-öelda piisavalt õpetanud ja ka õpilane saab teada. Aga kodutöö tänapäeval on see, et kodutöö on rohkem selliseks harjutamiseks ja teil on ka siin nutitelefonis AI-d on sees, et tihtipeale tehakse need AI-s ära, et sellest ei ole mingit kasu, kui sa selle ära teed ja ainult maha kirjutad. Selge, aga aitäh teile, Anne Sude, et tulite meie podcasti ja jagasite oma mõtteid. Aitäh kutsumast! Loodame, et kuulajad said matemaatika kohta natukene parema ja uue ülevaate. Ja võibollagi ei tundu matemaatika on nii hirmuse. Aitäh kuulamast, see oli Vahetund Mihkli ja Martiniga. Kohtume järgmises episoodis.